et kui see flow ükskord tekib ja see lumepall veerema hakkab, et siis võib igast hulle asju juhtuda elus, siuksed positiivsed, et ma ise ütlen ka alati, et noh, et lihtne on nagu ei öelda ja käega lüüa, aga tasub ikka kaasa minna asjadega, teinekord mine tea, mis võib välja kukkuda, et siuksed suurepärased asjad, et Mida sa oskaks, millist nõu sa oskad nagu nendele inimestele anda, kes tegelikult ei tea reaalselt, mis nagu nende kirg on või ongi sellise nagu kahe vahel, et ma arvan, et neid inimesi on, ma arvan ka siin Eestis nagu väga palju, kes tegelikult nad ei tea, mis neile nagu reaalselt meeldib teha, nad ei tea, kas antud momendil mingi töö neile meeldib või mingi tegevus, mingi spordiala, millist nõu sa oskaksid neile anda, kuidas see kirg siis või kuidas seda leida? või seda nõu on muidugi alati lihtne anda, rääkida on alati hea, et kõrd, aga ei, see on ikkagi sihuke emapiimaga peab tulema, et mina ütlen ikkagi see, et tunned ära, kui inimesel see pirn põleb sees, et siis ta leiab selle oma siukse nagu väljakutse, et ongi hea on öelda, et kuule, vaata enda sisse, et mul on siin hea näide, mul vanem poiss käis koolis ja siis seal oli ka koolis oli mingi õpetajaga mingi teema ja siis koolipsühholoog ütles, et kuule, et 9-aastasele, et vaata rohkem enda sisse, ja ma mõtlesin ka, et ta ei saa sellele, ta ei vaata sisse endale 9-aastane, ta ei teagi, mis see nagu võib-olla tähendab. Aga tuleks selles mõttes jah, nagu vaadatagi, et mis mulle meeldib, mis inimesel meeldib, et mis sa tahaksid teha ja sealt vaikselt liikuma hakata, et proovida ühte, proovida teist, et võib-olla alguses on see segaduse aeg, aga see, ütleme, pigem ei tasu siis nagu voodi äärel istuma jääda, vaid tasub ikka otsida seda õiget asja, et küll ta inimene tunneb ise ära, kui ta on nagu selle oma leidnud, et kui see flow ükskord tekib ja see lumepall veerema hakkab, et siis võib igast hulle asju juhtuda elus, siuksed positiivsed, et ma ise ütlen ka alati, et lihtne on nagu ei öelda ja käega lüüa, aga tasub ikka kaasa minna asjadega, teinekord mine tea, mis võib välja kukkuda, et siuksed suurepärased asjad, et ikkagi võimalikult palju lahtiste silmadega ringi käia, et see mulle meeldib siin mäletagi, kes siin selle ütluse, et mõni inimene näeb üle hoovi minnes ka rohkem kui teine ümber maailma reisiga, et see ongi see, et kuidas sa suudad siis neid asju nagu haarata ja vaadata, et seda silmaringi nagu siis nii-öelda laiendada ja siis see silmaringi laiendamist ka midagi nagu kaasa võtta, et kui sa näed jah, et see puu otsas banaani, aga et ta nagu selles mõttes, et miks ta seda sööb või et kus ta selle banaani sai, et see mõtteviis peaks nagu edasi liikuma. Et see on siuke keeruline vastata, et kuidas siis peaks nõu anda. Okei. Kindlasti ka sinul nagu väga paljudel inimestel üleüldse, ma arvan, et kõigil on neid momente, kes on kuidagi moodi kas läbi kukkunud mingites asjades või väga kõvasti eksinud, see juhtub kõigil, kindlasti ettevõtjatel, see juhtub tavalistel inimestel, neid raskeid momente on alati, aga millised on olnud nagu sinu need kõige nagu sellised suuremad või vähem suuremad läbikukkumised, millest sa oled kõige rohkem nagu midagi õppinud? No see ongi siuke, ütleme, et see küsimus, mida keegi nimetab nagu läbikukkumiseks, et me võime ju kõike, seda ka nimetada läbikukkumiseks, kui keegi sõidab autoga mööda ja saad märjaks, eks ju, tänava peal kõnnid. Et ma ei tea, ma olen mõelnud selle peale, et nagu ütleme, mis siis võiks olla nagu läbikukkumisena ma elus nimetada, aga ma arvan, et ma noorena võib-olla seadsin endale liiga madalaid eesmärke, et see on siuke, mida ma nagu võib-olla teeks täna teisiti, et ikkagi võtta nagu vähe kõrgemalt ja mitte lihtsalt teha asju ära, vaid et ikkagi nagu teha neid hästi ära ja võib-olla see pool on mul nagu jäänud nagu nõrgemaks, aga mingid suuri siukseid enda kohta, et ma nüüd oleks kuskil nagu täielikult failinud, et seda ma pigem võib-olla tulevad et praegu ei oska neid nagu kirja panna, et pigem väiksed ikka on, aga need on niisugused õpped nüüd vajalikud, mida ma ütlen, et peab läbi tegema ja aga konkreetseid näiteid, et on võib-olla
mõni ütlebki läbikukkumine, et kui lõpetanud ülikooli cum laudega, no mina ütlen, et see ei ole nagu minu jaoks probleem on. Et ma ei ole seda eesmärgiks endale seadnud, võib-olla oleks ma seadnud ja teinud, mitte seda ära teinud, et siis oleks mul läbikukkumine olnud, aga jah, siit ongi, et võib-olla läbikukkumised on sellepärast suuremalt tegemata, et eesmärgid olid liiga väiksed, eks. Et võimalus alati, et aga jah, vaatame, mis see elu edasi toob, et praegu on nii leid.